tere tulemast avarduma. Esimese asjana jäi mul kätte see ja see läheb väga hästi kokku sellega, sest et kes te mind teate või te olete minuga kohtunud või minuga avardumas käinud, siis kuidas see kogu asi minu jaoks töötab, on see, et mis iganes teema siit tuleb, milles me avarduma hakkame, see hakkab minuga juba varem toimuma ja ma saan mingisuguseid juhiseid või mu päev kuidagi kujuneb selle ümber, et mis teemaks on. Kui ma avardumise tunde läbi viisin eelmisel kevadel või aasta alguses, kuna see oli, siis oli samamoodi eriti Pärnu grupiga, et see teema, mida me siis hakkasime avardama, selgus võib-olla mõni tund ennem tundi, mis oli väga kihvt ja mulle väga meeldib see usaldus, millesse mind kutsutakse kogu aeg. Täna samamoodi ma tulin töölt koju. Ma tundsin, et ma tahan täiega uinakut. Tahaks täiega lihtsalt olla ja iseendale teha tervendust. Ja ma võtsingi kätte need seleniidid, mis mul ka siin on. Seleniidisauad. Et kui sul on seleniid, siis võtta see selleks lugemiseks, selleks avardumiseks enda kõrvale. Tukkusin siuke mõnusat pool tundi, hoides neid sauasid käes ja jalad-talad läksid soojaks ja käed läksid soojaks ja tundsin, kuidas lihtsalt see oli nii mõnus tunne. Kirjeldamatu, ma just tulen sellest, nii et ma veel toibun ja õpin rääkima. Aga nii kihvt, et tuli see mina kaart siia kõige keskele ja mul on siin ametüst küünal ja siis mul on need sauad siin minu ees niimoodi. Ja see mina tahab olla just siin, selle kõige juures. Ametüst on ju sügavalt puhastav ja sügavalt rahustav ja seleniit on väga pehmelt. Ma ütleks, et ühtepidi ta on väga hea ebavajaliku ära lõikaja. Teistpidi mina tunnen, et kui me tegeleme puhastamisega, siis selle puhastamise asemele tuleb ka midagi panna ja seleniit on väga mõnus selleks, sest et ütleme niitide puhastamisel või mingisuguse energia vabastamisel kehas sa ju tahad terveneda seda kohta samamoodi. Ja sinna siis seleniidi energia suunamine ja selle koha nii-öelda tervendamine, selleks on see väga hea. Nii, need väiksed, nendega ma ei tunne midagi, nüüd ma paneks ära. Mind ennast on viimasel ajal väga tõmbanud päikesepõimiku teemad. Just see enda energia varude hoidmine, kasvatamine. Just see, et kuidas ma saan oma kehaga, oma emotsionaalse kehaga, oma väljaga rohkem hoida. Rohkem rõõmu, rohkem armastust. Et kohati on tunne, et kui ma näiteks armastuses jõuan kuskile piiri peale või õnnes jõuan kuskile nagu eriti kõrgesse kohta, siis ma tunnen, et ma jõuan oma mingi limiidini. Ja ma istusin sellega, et mis see nagu tähendab või mis see nagu on minu kehas, mis see minu jaoks tähendab. Ja minu jaoks on see, et kuna mu elus on olnud üpris palju traumeerivat, mida ma olen küll ka tervendanud ja millest ka välja tulnud, aga keha ja närvisüsteem kuidagi mäletab ja teatud aspekti ikka töötab läbi. Ja ma olen mitmeid kordi kogenud sükest asja nagu liiga palju rõõmu, liiga palju armastust ja liiga palju õnne. Ja ma sain aru, et mu keha ei tunne turvaliselt selle kõigega. Mu keha ei tunne end turvaliselt armastuse ja õnne ja sellega, et kõik läheb hästi ja kõik see. Ja ma tahaks avarduda selles kohas, ma tahaks suurendada seda kohta endas.
et tunda end turvaliselt. Mida rohkem ma kasvan, mida rohkem ma ise avardun uutele võimalustele oma töös, oma karjääris, oma isiklikes teemades. Ma tean juba ammu oma kehas seda, et ma tahan tunda kogeda rohkem. Ja ma tahan keha järgi tuua sellele tundele. Tuleb jälle kurgukeskus, aga ma tunnen, ma tahaks panna ka selle siia kõrvale just kui nagu toetavaks energiaks. Ja kehas just. Selle ma jätan ka siia. Ja siin on veel kurgukeskus. Nii et me töötame täna kehas. Ja meil on abiks kurgukeskus, et väljendada seda kõike, et liigutada seda, mis on kinni. Ma loodan, et sa oled ennast mõnusalt sisse seadnud, et sul on hästi hea ja mugav olla, et sa ei vaata ega koge seda kiirustades. Sul on kogu aeg, kogu ressurss, kogu võimekus hetkel olemas, et seda siin kuulata, vaadata ja päriselt vastu võtta. Isegi kui sa tunned, et sa ei taha seda nagu enda kaartidega praegu kaasa teha, siis see tundubki selline mõnus vastuvõtmise avardumine lihtsalt, et tule hästi oma kehasse kohale. Ja tunneta ja taju, mis su kehas praegu toimub. Rohkem kirge. Tunda ennast suuremalt, võimsamalt, väekamalt, kirglikumalt, rohkem rõõmu, rohkem lapselikku rõõmu. Ja tulebki päikesevõimik. Ja see tuleb siia mina alla kohe. Ehk siis praegu meil ongi kehas, kurgukeskus on toetamaks meid siin kõrval, see energia. Kas niimoodi, et sa näed seda kõike? Mis sest, et tagurpidi, aga sul on vähemalt see visuaal. Ja need on meil toetamaks siin. Ja siia sooviks veel ühte. Mida me veel avardame? Mille väge me veel võimendame? Okei. See tuli ju siia. Siin on visualiseerimine. Ehk siis praegu, kui sa vaatad seda kirekaarti, mida sa tunned oma kehas? Kuidas su keha reageerib? Ja lihtsalt teadvusta, kuidas sa tunned. Võid ka valjult välja öelda. Lihtsalt nimeta tunne, nimeta emotsioon. Nüüd ole hea, visualiseeri. Ehk siis, kui sa paned silmad kinni, siis näe just kui ringina enda ümber või nagu sellist mulli näe enda ümber. Ja näe praegu seda ringi enda füüsilise keha ümber nii suurena, kui sa hetkel kirge suudad kogeda. Mõtle kõige viimasel ajal kõige selline kirglikum moment, mis sul on olnud. Ja lase siin täiesti vabaks. Igas mõttes kirg. Ja näe,
kui suur või kui väike see mull, kire mull su ümber on. Kas sa tajud ennast seal mulli sees väiksena, sellisena nagu sa praegu oled, suurena? Kas see mull on suur või väike? Kas see on nagu ahistav natukene? Kas sul on kitsas seal? Lihtsalt pane tähele. Selles ei ole midagi halba, midagi head. Me lihtsalt vaatleme praegu. Me lihtsalt teadvustame. Ja ära mine siin tulevikku või minevikku, võta pigem praegune hetk. See täna, kui sa siin oled ja seda vastu võtad. Ja me töötame just kehaga. Päikesepõimiku kõrvale tuleb veel sisetunne või see kõhutunne. Lihtsalt vaata ja võta seda energiat sisse korraks. Just pigem nagu, et mida see kaart, kui sa seda vaatad, mida see sinus teeb. Kus sa seda energiat tunned, kui sa seda kaarti vaatad? Mine oma tähelepanuga sellesse kohta, kus sa seda kaarti tunned. Selle kaardi energiat tunned. Kas see on mugav, ebamugav? Lihtsalt teadvusta ja võid ka lahti lasta. Kaart number 19, intuitsioon, teadmine, tunnetamine, usaldus. Ja vaata, kui sarnased need on kiirguse mõttes ja kuidagi see lakk ja lõvilakk on selline sarnane nagu sees. Ma tahaks tuua siia, kas mul on siin see puhastamine. Kumb. Mul on siin üks selline Metatroni kuubik pühast geomeetriast, mis tähendab seda, et me muundame negatiivse energia positiivseks. Sa ei pea otseselt teadma, mis negatiivne energia või kelle oma või kus kohas või mis sul päikesepõimikus on. Aga me anname nüüd korralduse, et igasugune negatiivne energia, mis ei kuulu sulle, mis ei ole sinu kõrgemaks hüvanguks, mis ei ole sulle vajalik, me viime tähelepanu sellele seal päikesepõimikus ja me anname selle vabaks, me anname selle puhastusse ja palume, et see energia, negatiivne ja ebavajalik energia muutub positiivseks, muutub meile vajalikuks elujõu energiaks, et me muundame selle ühest seisundist teise. Et kõik see vana, ebavajalik, mitte meie oma kuskilt kaasa korjatud, ükskõik mis energia see on, mis see on
kuskilt mujalt, pole meie oma või mis ei ole meie kõrgemaks hüvanguks. Anname selle vabaks ja anname selle vabaks läbi hingamise, läbi kehatunnetuse niimoodi, et kui sa hingad oma kõhtu, kuskil 4 sõrme ülespoole on sinu päikesepõimik ja sa võid käe ka panna päikesepõimiku peale. Ja sisse hingates kõhtu siia päikesepõimikusse sisse hingates, selle sisse hingamisega sa justkui korjad kokku kõik selle ebavajaliku. Ja välja hingates vabastad. Ja väga rahulikult omas tempos, nii nagu sul on hea. Lihtsalt vii nii nagu su kehale mugav ja hea, vii see hingamine sügavaks. Ja kujuta ette, kuidas justkui niimoodi, kuidas see on siis, käega justkui korjad kokku kõik selle ebavajaliku sealt päikesepõimikust, mis ei ole sinu kõrgemaks hüvanguks. Korjad selle kokku ja välja hingates vabastad. Ja me teeme sellega ruumi. Me teeme sellega ruumi enda päikesepõimikusse ja meie päikesepõimik laieneb, suureneb. Meie enda sisemine tuli ja vägi saab taas jõudu juurde. Ja me oleme täielikult omaenda kehas, omaenda väes, kohal oma kogu hingega. Kohal oma puhtas olemuses siin ja praegu. Ja meie väli on täielikult kaitstud ja hoitud. Ma jätan selle kaardi, selle puhastuse kaardi siia päikesepõimiku peale. Et vaikselt veel taustal, nii kuidas sa mõnusalt sügavalt hingad, seda kõike vastu võtad, et su päikesepõimik veel puhastub. Sinu keha teab täpselt ise, kaua seda puhastust tarvis on. Lihtsalt pane tähele, kuidas sa ennast tunned. Ja kui tuleb üles mingi emotsioon, siis on lihtsalt energia, mis vabaneb. Mõnel lihtsalt vahest väljendub läbi emotsiooni või läbi külmavärinate näiteks see, mis vabaneb. Näiteks haigutused või kehatõmblused väiksed, eriti kui sa pikali oled ja võib-olla oled juba unne suikunud, siis niimoodi meie keha vabastab. Praegu, kui sa selles võib-olla unes või meditatiivses seisundis oled, siis sul võib tulla ka mingisuguseid märke või teadmisi selle kohta, kuidas oma päikesepõimikut veel toetada või mis energiat seal olid või mida enda hüvanguks nüüd teha. Kui sinu päikesepõimiku võimekus hoida armastust, kirge, suurenenud intuitsioon, võime visualiseerida, võime manifesteerida, kui see on nüüd avardunud, siis sa võid märgata rohkem sümboleid, sa võid unenäod võivad öösel aktiivsed olla. Väga palju siin allpool, mis on seotud sellega, kuidas seda kõike praegu tervendada või laiendada või suurendada, siis siin on kõik seotud visualiseerimisega või unes või ettekujutuses nägemine ja siia keskele kaardipaki põhja tuleb veel siuke sisekaemuse kaart. Väga palju teist võivad tunnetada. See on see, mis ma küsisin sul siin. Et võib-olla sa avasid oma universumi praegu ja tunned väga tugevalt oma kehas seda päikesepõimiku laienemist ja suurenemist. Ja võtad seda praegu täiega vastu. Mõnel teist on võib-olla vaja liigutada ennast. Võib-olla su keha tahab raputada või tantsida nüüd. Tooks sellega siia alla.
et kui sa ise seda tervendust ja seda avardumist endale teed, siis siia alla ma olengi need 3, siin on põhikaart, eks ju, päiksepõimik on keskel ja mida me täpsemalt seal avardame, on siin külje peal, siis siia alla tuleb, et kuidas toetada keha selles. Kuidas ma saan oma keha toetada selles? Või millist toetust mu keha vajab, et päiksepõimikut tema väge kehas rohkem tunnetada ja vastu võtta. Mida rohkem sa kehastad oma tõelist väge, seda julgemalt sa ju ka väljendad ennast, seda julgemalt sa ju ka manifesteerid ja lood oma elu. Sest et sa võtad vastu ennast, sa võtad vastu oma väe. Sa võtad päriselt vastu selle, mis sa tahad. Ja mind kutsub tagasi siia kirekaardi juurde. Mõni teist võib-olla peab selle video natukeseks pausile panema ja liigutamagi ennast. Või minema vett jooma või. Ma tunnen, et mõni võib-olla tahab panna mingisuguse hertsidega selle tervendava mingi muusika peale. Et lasta kehal rahulikult toimetada selles puhastamises. Ja teised, kes on valmis edasi minema, teiega nüüd tuleme tagasi uuesti selle juurde, kus sa tunnetad oma kehas, oma väljas kirge. Ja ole ja vaatle nüüd, kas see väli on nüüd suurenenud. Ja kui ta ei ole suurenenud, kas sa saad selle muuta suuremaks? Mitte jõuga, mitte surudes, vaid lihtsalt tunnetades. Kuidas on, kui ma oma välja, oma päikesepõimiku, oma kire lükkan suuremaks. Kui ma sirutan end selle sisse ja kui ma kätega siit sirutan seda laiemaks. Mis tunne mu kehas nüüd on? Kas see on mu keha jaoks nüüd turvaline? Või tõmbab kuskilt veel pinge veidikene? Kindlasti ära midagi sunni ja suru. Tervendus ja muutus toimub niikuinii, avardumine toimub niikuinii. Tunneta seda avardumist ja lase endal lihtsalt olla selles. Võib-olla siin tuleb sul mingisugust inspiratsiooni või taipamist või midagi, mida sa tahad nüüd teha või millele sa tahad nüüd rohkem pühenduda. Et kui sina kehastad seda kirge ja seda tuld, mis sinust tegelikult on, mida sa siis teeksid? Kuidas sa valiksid erinevalt? Kuidas sa valiksid teistmoodi? Mida sa täna teistmoodi teeksid? Pärast seda siin. Äkki sul tuleb endal siit mingisuguse afirmatsioone, mida sa tahaksid kirja panna. Tunne, mis sa tahaksid sõnadesse panna. Ja välja kirjutada. Ma tunnen, et ma võtan selle puhastuse siit ära nüüd. Sest ma tunnen, et puhastamine on nüüd tehtud. Negatiivne energia on muundatud positiivseks. Selleks elujõu energiaks, mis sind kõige enam toetab. Millist tõde sa oma kehas nüüd tead? Mis on see tõde, mis sa ei ole julgenud võib-olla varem omaks võtta? Mis su kehas nüüd üliselgelt heliseb?
ja mida sa 100% tead. Mis on mingi tõde, mis tundub veel hirmus, mis tundub veel liiga palju, et vastu võtta? Kas sa saad nüüd lõdvestuda sellesse? Kas sa saad avardada ennast sellesse tõesse, mis sa tead, et on sinu täielik tõde? Kas sa tunned ennast nagu see lõvi? Kas sa võtad ennast tõsiselt? On see huvitav küsimus, mis tuleb praegu pähe. Et kas sa päriselt võtad ennast tõsiselt? Kuidas see energia nüüd kehas tundub? Kas aitab ka näiteks, kui ma toon selle siia kõrvale, et suurendada seda energiat endas. Kui sul on vaja, sa võid ka pausile panna, et vaadata neid kaarte lähemalt. Mind kuidagi see unenägude kaart kuidagi tõmbab ja ma ei saa sellest hästi aru. Sest meil on mingi sõnum praegu. Mis sõnum siin on? Sest ma natuke nagu tõrgun selle kaardi suhtes või ma ei taha seda kuidagi. Ja see ei ole isegi nii tugev tunne, aga see lihtsalt on seal. Et mulle kuidagi ei meeldi see kaart. Ja ma kasutan ühte teist kaardipakki, et saada nüüd siis miks. Miks mul on selline tunne selle kaardi suhtes. Ja kui sul endal on näiteks ükskõik millise tööriistaga siin all, eks ju, meil on visualiseerimine, liikumine, sisekaemus, need unenäod, kui sul ühegi nendega tekib nagu see, et miks see siin on või ma ei mõista seda või kuidagi see mu kehas ebamugav, siis sa võid kas sama kaardipakiga või mingi teisega küsida siia juurde, et igat seda kaarti võib ka laiendada. Kui sul näiteks juba siin, kui me võtsime päiksevõimiku kaardi välja ja sa siin tahad juba nagu rohkem mõista, mis su päikesepõimikus toimub, sest me võtsime ainult ju 2 aspekti sealt, eks ju, mis tuli, siis sa saad seda ka laiendada. Et ühesõnaga avardumine ongi see, et sul on kese ja siis sa võid, ükskõik mis siia ümber tuleb või kas või see samane kaart siin keskel, sa võid avardada seda teemat. Nii kui sa tunned kuskil, et ma ei tea, miks see siin on, ma tahan selle kohta rohkem teada, siin on mul mingisugune ebamugavus, kohe sa saad küsida, mis see tähendab, miks, palun tervendust, mis on see tervendus või mis on see põhjus. Siin saab küsida lõpmatul hulgal küsimusi. Ja hetkel minul ongi selle kaardiga, kus ma tahaks sellest paremini aru saada. Sest teistega ma tunnen, et siit nagu voolab. See kõik voolab, see toimib, see on mul arusaadav, aga siin ma kuidagi ei tunne nagu väga suurt ühendust selle kõigega. Okay. Kohe, kui ma sulle näitab seda jälle õiget pidi, aga mul on ta siin tagurpidi ja kohe, kui ma seda tagurpidi vaatan, siis ma näen põikpäisust. Ma ei tea, kas see reaalselt nagu, niipidi on see sihikindlus, niipidi on see põikpäisus. Ma ei tea sulle seda loogikat öelda, see on lihtsalt see tunne, mis minu sees on. Ja nii tegelikkuses see ongi see, mis ma avardumisel teile kõigile, kes tunnis käisid, ütlesin ka, et sa ei pea mitte midagi kaartide kohta teadma. Sul on vaja ennast, sul on vaja oma keha ja sul on vaja teadvustada seda, kuidas sa tunned. Et see, mis nii-öelda raamatu tähendus nendel kaartidel on, see pole absoluutselt oluline. Oluline on see, mis sinu kehas toimub, mis reaktsioon sinul mingi asja peale tuleb.
see ongi avardumine. Minul tuleb selle kaardi peale põikpäisus. Ja samas esimesena tuli siia jällegi üks südamekaart. Et kas, vaata siit mulle tundub, et me lähme edasi südame teema peale, sest et südame keskus oleks just kokku surutud. Muidu, ma näen, et see kiirgab, aga ma tunnen, et see on kokku surutud. Kas minu unist nagu dreams võib ju olla ka unistused, millest ma unistan? Kas mu unistused on kokku surutud? Sest et need on näiteks minu jaoks 2 vastandit praegu. Ja kui ma panen, et nende keskele tuli veel selline kaart, siis ma tunnen, et see käib nüüd minu enda pihta, aga ma tunnen, et ma olen põikpäine mu südame avamises või nagu emotsionaalselt täiesti vabaks laskmise koha pealt. Näiteks ma tunnen oma kehas, kui ma korraks võtan need ära, ma vaatan nagu päikesepõimikut ja ma tunnen hästi sükest nagu liikuvust või ma tunnen, kuidas seal sai täiega energia liikuma, ma nagu tunnen seda sisemist tuld ja see on täiega mõnus. Aga siis ma vaatan seda unistuste kaarti siin. Ehk siis, mis unistusi ma tean? Mis unistusi ma tean? Aga ma piiran ennast. Ma olen põikpäine. Ma ei ava ennast üleni. Ma ei ava ennast emotsionaalselt üleni. Vaid ma hoian oma südant kitsana selle koha pealt. Sest et päiksepõimikust üles, eks ju, tuleb süda. Tuleb südamekeskus. Ma tunnengi, et nii kui see energia siit päiksepõimikust nüüd üles liikuma sai, siis ma jõudsin mingisuguse südameblokini praegu. Mingi südamekeskuse blokini jõudsin praegu. Et ma ei suuda kuidagi lõdvestuda teatud teemadesse, mis on seotud südame avardumisega ja emotsionaalne avatus. Mul isegi nagu sõnu ei tule praegu selle peale. Et vaata, kuidas me nagu alustasime ühest asjast, me panime selle energia liikuma ja nüüd tuleb eks ju järgmine asi. Ja siit võib jällegi minna nagu mega edasi. See oleks nagu juba järgmine video on siin tegelikkuses. Sellest ma saan aru. Mida ma vastu ei taha võtta siis? Me võime, ei lasnud olla. Mida ma siin vastu ei taha võtta, sest vaata kui ilusti nagu avatud ta on. Avatud vastu võtma. See nagu, ma tunnen, kuidas siin see süda ja see kogu see eesmine pool nagu avatud tulevikule. Avatud tuleviku võimalustele. Aga põikpäisus või hirmud või mis iganes kaikad ma siin ette kujutan, et siin ees on. Sest mu fookus läheb sellele, et niipidi kõik on ületatav ja ma hüppan siit kohe üle, aga nii kui ma selle tagurpidi panen, ma lihtsalt näen neid kaikaid ja kuidas ma ei saa nagu läbi sellest. Väga huvitav. Ja ma küsiks siia. Ja see on seotud mingi tõega, mida ma ei taha vastu võtta. Ma palun siia täpsustust. Vaata kui väike, ma näen, et siin taga on siuke ring. Me rääkisime alguses sellest ringist ja selle ringi suurendamisest. Vaata kui väike see ring siin taga on. Väga kitsas on selles südameruumis selle unistusega. Väga kitsas. Ja siin on ka jälle unistuste kaart on siin.
muudkui aga unistan ja unistan ja unistan, aga jah, ma kardan seda sammu teha. Kardan seda sammu teha. Vaatan seda mulli kaugelt, aga ei julge seda siia enda omaks võtta. Et mõistuse plokk, mingisugune ülemõtlemine, väga siuke tuline ülemõtlemine, ma ütleks isegi. Mingisugune perega seotud, eks ju, pere loomine, perega seotud unistus, mis tundub hetkel nii kaugel. Tree of life on siin, eks ju, elupuu. Hirm elu vastu võtta, seda uut elu vastu võtta. Ja ma tunnen, et ma tahan toetada seda lahendust ja kuna tegemist on, näed ja nüüd ma näen siin põhjas on valikukaart. Ma tahaks võtta siit selle südamekeskuse nii. Ja ma tunnen, kuidas see mingi hirm või mingisugune plokk, mis sellega siin on, see saab alguse päiksevõimikus. Ma tunnen, selle juur on päiksevõimikus. Hirm pettuda. Ma küsin siia tervendavat energiat nüüd. Koostöö. Tahan selle ära panna. Ma tahan korra proovida seda, ma panen need takistuse kaardid. Ma panen need ära. Panen nad siit laua pealt ära kaugele. Teise paki panen ka ära. Et lihtsalt on südamekeskus on siin taga. Selle panen ka ära, sest et see on kitsas, eks ju. Ja mulle tuli siia selline kaart, mis minu jaoks on, kui ma seda vaatan, siis see on koostöö. Ja ma hoian südamekeskuse kaardi siin taga, sest et vaata kui ilus nagu avar see on. See kaart on siin mitte lihtsalt nagu ankruks südamekeskusele, vaid ma tunnen, et see on juba see tervenduskaart, sest vaata, kuidas ta kiirgab. Nagu kuidagi pulseeriks ka tänu sellele avardunud päiksepõimikule. Nii et ma panen selle siia kõige alla. Ja hetkel lihtsalt istun selle tundega. Püüan lõdvestuda sellesse ebamugavusse, vaatan, kus keha seda pinget hoiab ja toiab kõik õhus seda. Ma lihtsalt hingan sinna. Teadvustan mingeid muremõtteid, mis tulevad. Teadvustan kõike, mis üles tuleb, kõike seda tunnet. Ja lasen selle kõige lihtsalt olla, palun tervendust. Ja ma tunnen ka seda, et ma jätan need kaardid, näitan sulle ka, kuidas ma hoidsin. Ma jätan need kaardid kõrvale. Ma jätan nad niimoodi. Ja panen endal kuskile nähtavasse kohta. Ja kui sa tahad, et järgmise nädala avardumine oleks jätk sellele siin, siis anna kommentaaris märku. Aga muidugi ma ka ise vaatan ja tunnetan,
kuidas see asi, kas on vaja teha siit videot või ei ole tarvis. Sest et kui ma siit ise praegu jätkaks, siis ma läheks nii kaua edasi, kuni ma tunnen, et need ei ole enam takistused. Ja see hirm ja mis iganes see blokk on lahustunud. Aga praegu ma tunnen, et väga palju sai juba tehtud ja ma tahan, et sa mõnuleksid selles päiksepõimiku energias ja ma panen selle südamekeskuse kaardi siia unistuste peale ja jätan sellega tervenema. Et kogu see vägi, millesse ma nüüd astusin, mida ma omaks võtsin ja oma kehas olen siin tunnetanud terve aeg, et see toidaks ja tervendaks ka minu südamekeskust. Ja aitaks mul selgemini väljendada enda kirge, enda unistusi, enda intuitsiooni, enda teadmist. Mu kehal on turvaline. Võtta vastu rohkem kirge, võtta vastu rohkem armastust, võtta vastu rohkem küllust, õnne, soojust, kõike head, mis sa tahad, mida me tahame, mida mina tahan. Ma teen ka nendest kaardidest pildi ja panen siia nii-öelda õiget pidi, et sa saaksid vajadusel selle video panna pausi peale ja vaadata ja võtta seda kõike vastu. Ma tänan sind selle kohalolu eest. Ma tänan, et sa valisid selle siin vastu võtta ja avarduda ja kohtumiseni.